Tere ilusat septembrit kõigile! September on tarkuse kuu, mina olen Reigo, mul on täna plaanis teha 3 asja, mis ei ole kõige targemad. Esiteks ma plaanin joosta läbi Tallinna maratoni, 42 kilomeetrit. Miks ma seda teen? See juba on omaette küsimus, aga täna on siis esimene päev, kui antakse Tallinna maratonil, mis sel aastal on virtuaaljooksuna plaanis 1. septembrist 4. oktoobrini. Antakse start ja mul on tänu sellele, kui ma täna selle raja peaksin läbima, võimalus siis olla esimeste maratoni lõpetajate seas. Tõenäoliselt mitte kõige esimene, aga kindlasti esimeste seas. Sellist unikaalset võimalust ei saanud jätta ära kasutamata. Plaan number 2. Kuna maratoni lisaks ajale saab ka iga osaleja valida omale trajektoori, siis mina otsustasin teha jälle GPS kunsti, mida ma sel suvel väga palju ei jõudnud teha, ehk siis teha maratoni rajast väikese kujundi. Ma arvan, et see meenutab väikest linnukest, mida on hea öelda hiljem, kui ma peaksin jõudma selle raja finišisse. Tallinna maraton, linnuke tehtud. Linnuke oma kujult näeb välja selline todo, ehk siis välja surnud paks kana, mis kindlasti iseloomustab ka minu maratoni läbimist. Ja 3. asi, loomulikult olles eelnevalt 2 maratoni elus jooksnud, mõlemad korrad ma tegin seda korvpalliga, siis ka sel korral ilma pallita vist ei ole võimalik seda rada läbida. Võtan palli kaasa. Nüüd aga lähme starti. Maratoni start on traditsiooniliselt Vabadusväljakult ja loodan, et finišipaik on ka kuskil seal kandis. Ehk siis mul ei ole väga kaugele minna ja hiljem väga kaugelt tagasi tulla. Head maratoni! Ilusat septembrit kõigile, vaatame kuidas jooks läheb. Siin Tallinn, siin Vabadusväljak, siin 1. september aasta 2020 Tallinna maratoni virtuaaljooksu start. Korvpalliga 42 kilomeetri pärast näeme, kuidas mul läks. Tuleb päris pikk päev. Siin Tallinna maratoni start, kell on 2. Korvpalliga läheme läbime nüüd Tallinna maratoni aastal 2020. No nii, reidi tee. Pole viga jooksurada. Siit on ennegi joostud ja joostakse kunagi hiljem ka. Lähme edasi. Nii, mingi 10 on vist selja taga. Aga no mis maraton see oleks, kui vahepeal ei saaks palli korvi visata. Olen väga vasaku käega. Nüüd läheme edasi. Siin Tiskre, Oja elurajoon, pool maraton on selja taga. Nägin Teetu, Teet küsis, miks ma seda teen. Ma ei osanudki talle kohe vastust anda. Elurajoonis on Kossu väljak. Selle väljaku kõige suurem lahedam asi on see tribüün, mida praegu siit hästi näha ei ole. Selline tribüün võiks igal pool olla, saaks jalgu puhata. Praegu on rajooni Kossu väljak kinni ja kogu rajoon alles ehitamisel. Siin peale ei saa visata, Stroomirannas sai. Võib-olla tuleb mõni Kossu väljak veel. Pool on tehtud, pool on alles. See raskem pool on alles. Siit läheme edasi nüüd. Nii. Mingi 35 kilomeeter, väga sobivalt siin Rahumäe kalmistu lähedal. Ma ütlen, et jalad võiks juba siia jätta, aga lõpp on juba lähedal, Lähme edasi. Eriti loll olukord. Ma elan siin, maraton on tehtud põhimõtteliselt, aga selle linnu lõust on lõpuni tegemata. Vaja siit veel nüüd Narva maanteele minna. 6 tundi saab varsti täis. Oh kurat. Head aega. Nii. Siin Narva maantee ja Jõe tänava nurgal paneme Endomondo kinni. Tallinna maratoni linnuke on tehtud. Stravaga jälutame nüüd edasi, sest Tallinna maratoni finiš võiks samuti olla Vabadusväljakul.
aega kulus 6 tundi ja kopikaid. Ise olen rahul. Kiirus ei loe. Ametlik lõpuaeg on siis midagi 20:12 äkki 1. septembril 2020. Kui keegi lõpetas enne seda maratoni, siis on tema esimene. Aga nüüd tagasi Vabakale. Mõtlesin, et jooksen selle läbi, aga mu jalad väga nii ei mõelnud. Ilmselt homme teen neile tagasi. Oh, kurat. Aitab. Siin Tallinn, siin Vabadusväljak. Siin selle aasta Tallinna maratoni üks esimestest lõpetajatest. No vähemalt korvpalliga lõpetajatest. Sai tehtud. Mis edasi? Juba sel laupäeval, kui täna naersid käed, siis laupäeval naeravad jalad. Laupäeval minek Võhandu maratonile 100 kilomeetrit järgmisena käte abil. Palli võtame kaasa, saab selle puhtaks pesta. Laupäeval näeme, jääme ellu.